Arktikast saabunud jäine rusikalöök on halvanud Euroopat. Tornaadod ja üleujutused on muutnud tohutud USA-alad katastroofipiirkondadeks. Siberit haaras kinni orkaanijõuliste tuulte ja tulekahjude laine. Paljud on kindlad, et see kõik pole põhjuseda. Lisateavet nende ja muude looduskatastroofide kohta, mis tabasid planeedi elanike nädala jooksul 2.–8. aprillini, leiate sellest ülevaatest. Arktiline plahvatus Euroopas. Alates 5. aprillist Kesk- ja Ida-Euroopas, Balkanil, Vahemere piirkonnas ja Türgis on alanud arktilise külma pealetung. Pärast ebatavaliselt sooja märtsi, mis põhjustas taimede kiire kasvu ja puude varajase õitsemise, piirkonda tabasid ebatavaliselt madal temperatuur ja tugev lumesadu. Põllumajandus on sattunud tõsiselt ohtu, eriti õitsevad viljapuud, mis on tundlikud äkilistele temperatuurimuutustele ja külmade suhtes. Valgevenes tugev lumesadu, millega kaasnesid lumetuisk ja tugevad tuuleilid, jättis elektrita 272 asustatud piirkonda. Tagajärjed olid eriti tõsised Minski ja Mogilevi oblastis. Poolas pärast päevast +20 kraadist sooja järsult läks külmaks koos pakkase, tugeva tuule, lume ja jäävihmaga. Olstinis kaasnes lumesajuga äikesetorm ning Varssavis kuni 80 km/h puhuv tuul kahjustas elektrivõrke ja rebis maha majade katuseid. Ukrainas tugevad lumesajud sadasid läänepoolsetes piirkondades ja isegi lõunas Odessa oblastis. Temperatuurid riigis langesid 6–12 kraadini alla kliimanormi. Ja Karpaatides langes termomeeter –18. Viljapuude õitsemise ajal ligi nädala kestnud külmalaine on synoptikute hinnangul pretsedenditu nähtus. Bulgaarias ulatus lumepaksus kohati 40 sentimeetrini, põhjustades liikluspiiranguid teedel ja elektrikatkestusi asustatud kohtades. Plovdivi linnas kahjustasid maha langenud puud autosid. Aprillikuu külm hävitas peaaegu 100% riigi puuviljasaagist. 6. aprillil Kreekas, kus temperatuur sel aastaajal tavaliselt 20 soojakraadi ringis, sadas riigi põhja ja keskosas lund. Mõnel pool, sealhulgas Salonikis, ulatusid lumehanged 30 sentimeetri kõrgusele ja temperatuur langes kohati –7 soojakraadini. Külmunud kirsid, aprikoosid ja virsikud on põhjustanud põllumajandustootjatele tõsist kahju. 7. aprillil Türgit tabas tugev vihmasadu ja osa piirkondi kattis ootamatult tulnud lumi. Temperatuur langes üle riigi 4–10 kraadi võrra normist madalamale. Hispaania. 3. aprillil tabas Kanaari saari torm Nuria hävitavate tuuleilidega kuni 124 km/h. Suurimat ilmastikuohtu kuulutati välja Palma saarel, mis tekitas ärevust ka kohalikes põliselanikes, kuna selliseid olukordi tuleb siin väga harva ette. Tugev tuul purustas metallkonstruktsioone, maha langenud puud blokeerisid teid ja esines ulatuslikke elektrikatkestusi. Tormi tõttu peatati lennujaama tegevus. Ja 5-meetriste lainete tõttu tekkisid häired ka meretransporditöös. Mitmel pool sadas tugevat vihma. 4. aprillil torm tabas Hispaania mandriosa. Castilla-La Mancha piirkonda tabas tugev vihmasadu, võimas tuul ja rahe. Tõsiselt sai kannatada Albacete provints. Tänavad ja majade katused olid vaid mõne minutiga kaetud valge rahekiga. Tugevad vihmasajud kahjustasid põllumajandusmaid, eriti õitsvaid mandrid. Tornaado tabas Cuenca provintsi, kahjustades hooneid, puid ja päikesepaneele. Ohvreid õnneks polnud. Ja Andaluusia piirkonnas tappis Sevilla linna lähedalt möödunud tornaado 3 inimest. Elemendid hävitasid laohoone, muutes selle killustiku hunnikuks. Indoneesia. Aprilli alguses tabasid Indoneesiat looduskatastroofid, tugevad vihmad põhjustasid riigi mitmes piirkonnas ulatuslikke üleujutusi ja maalihkeid. Üle kallaste voolanud jõed ujutasid üle elamupiirkondi ja kahjustasid infrastruktuure. Kohati ulatus veetase 1,5 meetrini. 100 inimesed olid sunnitud evakueeruma ja mõned külad sattusid täieliku isolatsiooni. Maalihked kahjustasid maju ja blokeerisid teid. 3. aprillil toimus Ida-Jaava provintsis Mojo Erto Regensis võimas maalih, mis kattis umbes 50 meetri pikkuse teelõigu. Mudajoad, kivid ja väljajuuritud puud langesid otse kahele mööduvale autole, paistades need sügavasse kuristikku. Selle tagajärjel hukkus 10 inimest.
Kongo Demokraatlik Vabariik. Alates 4. aprillist on paduvihmad katnud riigi pealinna Kinshasa linna. Selle tulemusena üle poole 17 miljoni suurusest suurlinnast sai kannatada äkiliste üleujutuste ja maalikete all. Hukkus vähemalt 33 inimest. Linna läbiv Niili jõgi väljus kallastest, kahjustades sadu hooneid ja ujutades üle peamise riigimaantee. See häiris transpordiühendust ja Niili rahvusvahelise lennujaamaga. Kinni jäänud reisijate abistamiseks tuli kasutusele võtta hädaabilaev. Paljud autojuhid veetsid terve öö oma autodes ja elanikud olid sunnitud täielikult üleujutatud tänavatel liikuma kanuudega või ujudes. Linnas tekkis suur elektri- ja veekatkestus. Venemaa. 5. aprillil seisid mitmed Siberi piirkonnad silmitsi hävitavate tormidega. Kõige enam said kannatada Krasnojarski piirkond ja Hakassia vabariik. Kohalikud elanikud tunnistavad, et pole sellist stihijaraevu ennem näinud. Kuni 35 meetrit sekundis puhunud tuul langetas puid ja lükkas ümber bussipeatusi, rebis maast välja pinke, lükkas ümber prügikonteinereid ning lükkas maha reklaamtahvleid ja piirdeaedu. Praht, oksad, prügi ja kõik, mis oli halvasti kinnitatud, lendas üle tänavate. Selle tagajärjel said 10 inimesed vigastada, mõned neist tõsiselt. Üks naine hukkus tormi ajal rõdult välja kukkumise tagajärjel. Krasnojarski krais rebis tugev tuuleid maha suure ettekandikülgi ja torkas sellega läbi autokatuse. Aiamaadel kiskus majadelt uksi, tuulega lennutas kasvuhooned minema. Vohava looduskatastroofi tagajärjeks olid mitmed metsatulekahjude puhangud. Hakassias kehtestati eriolukord. Irkutski oblastis levis tuli elumajadele. Krasnojarski krais ühe ööpäeva jooksul fikseeriti kokku 119 tulekahju. Krasnojarski lennujaama lähedal täheldati tuletornaadosid, inimesi evakueeriti ohtlikest piirkondadest. Torm jättis 10 000 piirkonna elanikud elektrita. USA. Alates 2. aprillist USA keskpiirkondi oli tabanud võimas tormisüsteem. 2 päeva jooksul on üle riigi pühkinud 68 kinnitatud tornaado, sealhulgas 3 eriti tugevat 3F-kategooria tornaadot. See oli viimaste aastate üks võimsamaid puhanguid. Rohkem kui 15 miljonit inimest oli ohus. Üldiselt on USA's alates 2025. aasta algusest antud välja ligi 1000 tornaadohoiatust, mis on riigi ajaloo suurim arv. Arkansase osariigis asuv Lake City linn oli tugevaima tornaado ja F3 epitsentris. Elemendid hävitasid maju ja loopisid autosid ringi nagu mänguasju. Indiana osariigis Carmelis lükkas tornaado alla raadiotorni ja lõhkus hoonete fassaade. Brunsbergis varises kokku ladu, mille tõttu jäi rusude alla 3 inimest. Tennessees hukkus vähemalt 5 inimest, sealhulgas 3 Elmeri linnas, kus kuni 150 miili tunnis tuulekiirusega kihutav tornaado hävitas terveid linnaosasid. Tormiga kaasnes suur kuni 7,5 sentimeetrine rahe, mis kahjustas majade fassaade ja katuseid ning lõhkus autoklaase. 3. aprilli hommikuks oli vooluta enam kui 2 800 000 klienti 4 osariigis. Äkilised üleujutused olid piirkonnale veel üheks löögiks. 2 kõrgrõhuvööndi vahele jääv tormkallas riigi keskosas 4 päeva kestnud pidevat vihma, tekitades tõelise põlvkondade üleujutuse. Eriti hull oli olukord Tennessees, Arkansases ja Kentuckis, kus 1 päevaga sadas maha ligi kuu jagu sademeid. Tennessee osariigi Memphise linnas sadas 1 päevaga 139 millimeetrit vihma, mis on aprillikuu kohta kõige suurem näit pärast jälgimise algusest 1872. aastal. Osariigi põhjaosas Arkansases ajasid tugevad vihmasajud mitu rongivagunit rööbastelt maha. Ja Little Rocki linnas kuulutati esimest korda linna ajaloos äkilise üleujutuse tõttu välja eriolukord. Kentuckis ujutas vesi üle teid, hävitas sildu ja lõikas välismaailmast ära mitu kogukonda. Oweni maakond koges viimaste aastakümnete rängimaid üleujutusi, Monterey jõgi tõusis üle oma ajaloolise kõrguse, mis oli püstitatud 1937. aastal. Frankfurti linna vesi oli nii võimas, et pühkis minema bussipeatusesse kõndinud koolipoisi, teda päästa ei õnnestunud. Franklini maakonnas oli märgatud jõe ääres hulpimas suure hoone jäänuseid.
Mississippi ja Ohio jõe orgude osades, mida torm tabas, olid 3 päeva järjest kõrgeima, 4. taseme äkilise üleujutuse hoiatuse riski all, mis on äärmiselt harv juhtum isegi troopilise orkaanihooaja kõrgajal. Lakkamatud vihmad on tõsiselt raskendanud hävitavate tornaadode poolt kahjustatud alade puhastamist. Kuid isegi pärast surmavate tornaadode ja vihmasajude vaibumist püsis oht, kuna jõgede tõus Kesk-Lääne ja lõunalinnades jätkus. Inimesed olid sunnitud lahkuma, et põgeneda kasvavate üleujutuste eest. Katastroofis hukkus 7 osariigis kokku vähemalt 25 inimest. Paljud tänapäeval näevad kataklüsmide ahelat tehnoloogia jäljena, kliimarelvana, kunstliku sekkumisena, kellegi kurja kavatsust. Inimesed otsivad kedagi, keda süüdistada, lootes, et kõik peatub niipea, kui need, kes väidetavalt ilma kontrollivad, lõpetavad nuppude vajutamise. Kuid kataklüsmid ei ole vandenõu ega karistus. See on tsükliliste protsesside loomulik tulemus, mida saab mõõta, mõista ja ennustada. Need on täpsed andmed, mida kinnitab ka teadus. Alles siis, kui massimeedia hakkab rääkima tõtt, midagi varjamata, fantaseerimata, moonutamata, vaid nii nagu see tegelikult on ja avalikult rääkima kõigist ohtudest, mis on 100% reaalsed, saab kogu tsiviliseeritud maailm kiiresti aru, kui tõsine kõik on ja suunab ühiskonna tähelepanu teadusele. Toetada neid teadlasi, kes oskavad toimuvat selgitada ja suudavad lahenduse leida. Meil on kõik olemas, tehnoloogia, teadmised, ressursid. Jääb vaid see kõik ühendada tõeliselt olulise, meie tuleviku nimel.